Ma olen väikesest kohast, olen Jõhvist pärit. Mul oli väga suur igatsus saada sellisesse linna nagu Tartu on, et kus oleks kunsti ja teadust ja huvitavaid inimesi, et tahtsin väga Tartu Ülikooli sisse saada ja see oli põhjus, miks ma Tartusse tulin. Ma läksin algselt õppima arstiteaduskonda, läksin lastearstiks õppima ja teine eriala, mida ma omandasin, oli psühholoogia. Et see psühholoogia vastu huvi tekkis mul õpingute jooksul. Et kui ma liikusin juba kliinikus ja lastehaiglas, siis ma märkasin, et on mingid küsimused, mida me õpingute jooksul ei läbinud ja mis hakkasid mind huvitama. Et ma näiteks panin tähele, et on lapsi, kes raskest haigusest paranevad kiiremini ja mõned lapsed võivad väga väikese hädaga pikalt vinduda. Ja ma hakkasin tähele panema, et seal on ka palju seoseid ema ja lapse vahelises suhtlemises ja nende sellises omavahelises kiindumuses, et see teema hakkas mind huvitama. Kui ma töötasin arstina, siis mingil hetkel tolleaegne polikliiniku juhataja Ruth Soonets otsustas, et rajame sellise koha nagu MTÜ Tartu Laste Tugikeskus. Et 95. aastal, kui me laste tugikeskusega alustasime, siis me olime nii-öelda esimesed pääsukesed, kes selle teema üles võtsid ja meil oli väga palju vastusõdijaid, kes tookord ütlesid, et see on pseudoprobleem ja meil ei ole väärkoheldud lapsi ja meil ei ole seksuaalselt väärkoheldud lapsi Eestis. Ja praegu see probleem on teadvustatud ja on mitmeid teisi keskusi, kes sellega tegelevad. Et on loodud Eestis lastemajad, ka Tartus on lastemaja, kus riiklikul tasemel nende lastega tegeldakse. On mitmeid teisi organisatsioone, kes on võimelised neid lapsi aitama ja nendega tegelema. Et see ongi suur rõõm, et see iva, see seeme, mida me külvasime, et see on leidnud kandepinda, et see on väga tähtis. Kõige rohkem rõõmu ongi minu tööst teinud see, et on lapsi, keda ma olen suutnud aidata, et on lastekodude lapsi, et on lapsi, kes on saanud täiskasvanuks, ise vanemaks ja kes näiteks Tartu linna vahel tulevad vahel vastu ja ütlevad, et kas te mind mäletate ja tihti ma neid enam ei mäleta, aga mõnikord mäletan. See pakub tõesti rõõmu ja muidugi lastekodude lapsed on mul alati väga südamelähedased olnud, et neid toetada ja aidata.